täna toimub meil viimane UEFA B koolituspäev, kus me siis kanname ette meie treeneri filosoofia presentatsioone ja lõpuks loodetavasti kõigil, kellel on kodutööd tehtud, saavad siis ka kätte oma nii-öelda UEFA B diplomid. Kursus on suht mahukas olnud, et sügisel algas. Nüüd praegu siis on nii-öelda viimane päev, aga mis nagu eriti sümpaatne on see, et siin on käinud hästi palju külalisrääkijaid, näiteks Joel Lindermitte käis rääkimas mänguanalüüsist, Jani Sarajärvi kasti kaitsmist, et hästi palju erinevaid ideid erinevatelt inimestelt. Ma arvan, et see on alati nagu treeneri arengus väga oluline, et sa saad väga palju kaasa võtta erinevatelt inimestelt. Ott Meerits on nii-öelda üldine see koordinaator, kellelt on ka väga palju õppida. Et ühesõnaga on väga head teemad, siis 11 jalgpallis, mida me oleme nagu läbi võtnud, et see mängija arengu planeerimine, et kõik sellised asjad, et nii-öelda sa teadlikumalt tead, mida sa treenerina teed. Et see on nagu põhiline, mis mina võtan nagu kaasa. Oleme käinud läbi erinevaid teemasid, mis puudutab siis noorte jalgpalli vanusest U13 kuni siis U18, mis mul endale väga palju on meelde jäänud, on näiteks mänguanalüüs. Et kuidas viia oma mõtteid edasi mängijatele, kuidas olla natukene tõhusam enda planeerimises ja kuidas siis ise ka treenerina teha siis, kus ma ütlen, eneseanalüüsi, et olla veel kasulikum mängijatele. Mis ma tunnen, et parema treeneri minust teeb, on just see, mida ütles Martin Klasen üks päev, et kui sa mängija arengut ei planeeri, siis seda nagu reaalselt ei juhtu ka. Et kui sa trenni siis planeerid, sa ka üleüldiselt siis ka aasta lõikas planeerid, ütleme, oma mängijate nagu arengut, mida sa neist tahad arendada. Et sa küsid nagu endalt, mida sa treenerina neist tahad näha, tead nende tugevusi, nõrkusi ja keskendud mingile aspektile ja proovid läbi selle teha nagu mängijad paremaks. Et selline mängija, kes on nagu fookuses, et see lähenemine on nagu minu jaoks nagu muutunud, et ma olen sellest nüüd nagu rohkem aru saanud. Meie kõigi soov on ju, et Eesti oleks esindatud võimalikult kõrgelt ja see nõuab siis väga kvaliteetset noortetööd. Ja enda ambitsioon on, hetkeseisuga ma ei julge midagi utoopilist välja hõigata, aga samm-sammult jõuda siis lähemale eliitjalgpallile ehk siis Eesti mõistes kõrgliigasse, et olla seal siis staffiliiga, omandada kogemusi ja teadmisi ja siis läbi selle olla siis edukas treener, kas siis kõrgliigas või siis suurelt unistades ka välismaal. Minu nagu ambitsioon on kindlasti ennast nagu igapäevaselt harida, et olla nagu lihtsalt teadlikum treener, mida ma teen ja nii edasi. Et lõpuks teeme ju seda mitte enda heaks, vaid nende heaks, keda sa nagu treenid, et olla võimalikult pädev siis nagu treenerina ka. Et eks vaatame, kus see tulevik nagu võib viia, aga ma olen nagu väga optimistlik ja tunnen, et see on nagu, mis mind väga aitab ka inimesena siit erinevate siis koolitajate ja kursuse kaaslased nii-öelda mingeid ideid saada, et see on ju see kihvt osa sellest kogu teekonnast.